Laulavad liibas ja vaikne on tuul, kadunud muretses on vuse kuul. Reisides päeva ja öö muretu, on väljas lõpuks soe suvetuul. On kodus ootamas me kakadud, on soodne lendi teid lahutanud. Piletid taskus ja naeru täis tee, neid hetki ihkame veel. Tere! Nii, mis tuleb pakkida reisikotti? Meil on väljumiseni aega 20 minutit või tegelikult 18. Tagumine aeg kotti pakkida. 3 trullarid, siis 2 paari sokke, kuigi ma plaanin olla nagu seal plätudega, aga igaks juhuks võtan sokipaarid kaasa. 3 paari, 3 T-särgid, 3 särki, jah, nii, ja ujukad, kõik. Ja noh, mingid ravimid, mingid nipet-näpet, šampoonid, siuksed asjad on ka, aga riiete mõttes ei ole vaja vedada mingit soppa. Siis saab rohkem pärast tuua omale sealt midagi, kui on midagi põnevat, enamasti ei ole midagi vaja tuua. Ja nüüd on nii hea. Eestis hakkab tulema kevad, aga meile sellest ei piisa. Me tahame suve, nüüd ja kohe. Me tahame seda kõike saada. Ja seekord me testime ka uut rinnakarva. Ja proovime, kas rinnakarvale sosistatud info on ka televaatajale kenasti kuulda. Sest et kõige rohkem on meile ette heidetud meie videote heli puudulikkust. Ja nüüd on meil rinnakarv ja vaatame, kas läheb hullemaks või hoopis paremaks. Aga kuhu me seekord reisime? Jäta meile kommentaarides. Varsti saab teada. Lähme! Tere tulemast koju. Kodu järgmiseks 12 tunniks ja 16 minutiks. Ehk siis lendame seekord Finnairiga ja 3+3+3 konfiguratsiooniga, aastaarvu kuskilt välja lugenud, aga tundub päris uus pill. Tavaliselt on nende kaartide pealt ka näha, millal need välja on antud, siis see annab ka natukene aimu, aga seekord on põnevust ei öelda meile. Näed, 1945, päris maha. Hea küll. Ehk siis lubatakse mitu korda anda meile süüa. Siis on siin sellised põnevused, vaadake, nii, näed, selline lauake. Aha, sa. Siis on siin, mis see on? See on ka mingi ma ei tea, mis see on. Siia paned tahvelarvuti. Ma ei tea. Ekraan, overview, mis iganes siin nüüd siis, entertainment, movie'd, seeriad, muusika, lastele, kaamerad, näed, saad saba otsast vaadata terve aeg, kuidas sul lennuk välja näeb, nii et saad GTA-s pealt vaates mängida ja võid kõhu alla ka vaadata, onu teeb tööd, see väike jurakas hakkab meid siit minema ajama ja meie oleme siis 54. reas ja siin taga on neid ridu veel, ma ei tea, kui palju. Nii et lennuk päris päratu suur ja tuleb kindlasti mõnus lend. Lennuki sõidu tähtisaeg süüa saab. Ühesõnaga tomati, pasta, juust ja pasta. Ja loomulikult sinna kõrvale ka piisitillukene veinitükk ja koola ja elu on nagu jeng. Et 9 tundi kokku. 9 tundi kokku oleme juba sõitnud. Väga timm. Ja mina vaatan rahulikult Star Warsi. Mu keegi lemmikumepi, seda on 3. Peale und tuli pissil ära käia ja natuke virguda ja juba tuli tädi ja pakkus jälle süüa, mis on väga vahva. Ja hommikusöögiks oli siis valida, kas magusapu kana praetud riisiga, mis on siin, või siis omlett. Juurde siis väike suhvelišokolaad, sai, ei ole soe. Siis mingi selline herku Mousse, mango passioni, mingi niuke kohupiima vaht või mingi siuke põnevus. Ja siis kohv ja vahl ja kõik, mis vaja. Soolane või oli ka väga hea, nii et hakkame sööma, noh. Ja nii Ladies and gentlemen, we are beginning our final descent. Please
Please fasten your seatbelts and return your seats to their upright position. Tulemast! Nii, siis kui me võtsime navi ette, et minna oma reisikoju, siis autoga minna ei ole võimalik, taksot võtta ei ole võimalik, jala ei ole minna võimalik, saab minna ainult ühistranspordiga, mis tähendab seda, et kõigepealt rong, siis laev ja siis jala. Ja selle jaoks, et rongi peale minna, tuli siis osta siit rongipilet. Anti meile sellised Pokemoni kaardipakid. 8 jala kaart. 8 jala kaart ja seal peal on siis natukene juba ette laetud ka raha. Kokku küsiti siis 3 Pokemoni kaardi eest, mille peale siis saab sõitude eest raha laadida 50 eurot jämedalt või 49 eurot. Ja nüüd siis saame kondama minna. 49,21 läks maha, jah. Ja siin on siis üks sõit on lapse kaardi peal ja umbes 2 sõitu on täiskasvanu kaardi peal olemas juba, aga raha saab siis peale laadida. Nii et Airalo tööle ei hakka, kuigi on ostetud. Vaatame siis, kuidas me seegelda saame, kas Maps juhatab meid lõpuni või katkeb ühendus ja oleme mula peal, saame näha. Läme! Nii napikas. Läksime rongi peale, oleme täiega, nii õige suund, kõik on hästi, onuga rääkisime ära. Ja siis üks teine onu ütleb, et oot, et kus te minna tahate? Ja siis ma näitan kaardi pealt, et näed, me läheme sinna. Oi, aga see on ju üldse Hiinas, et see ei ole siin Hongkongis, et sinna te küll rongiga kuskilt nagu ei pea. Oota, las ma vaatan, siis vaatan, te peate hoopis bussi peale minema. Kähku välja, ruttu õue ja ühesõnaga nüüd me otsime sedasi, nii et see ei ole mitte rong, vaid see on buss. Lähme otsime edasi. Seiklused jätkuvad. Bussid on, mulle tundub absoluutselt kõik kahekordsed ja kuhu noored inimesed ikka liduvad muidugi kohe üles ja kõige esimesed parimad kohad on vabad, nii et me saame nüüd bussijuhi rollis olla. Mul load on nii, et ma võin selle koha peal istuda küll, kuigi nemad istuvad paremal pool, mis tähendab, et liiklus vist on siin valepidine, aga sellest me saame kohe selgeks. Ja nüüd on siis nii, et oleme siis Hongkongis, mis siis nagu justkui on omaette riik, aga samas on nagu Hiina all, ehk siis ta on ikkagi omaette haldusüksus. Kas me seda uue riigina loeme või ei loe eraldi, mina ei teagi nüüd, aga igatahes majutus on meil siis Hiina, selgelt Hiina territooriumil ja lähme siis bussiga, laevaga ja jala. Selline plaan on. Me läheme nüüd sama teed 3. korda. Ehk siis Maps ei tööta siin üldse mitte midagi sellist nagu meil. Tarvitajaid on lihtsalt liiga palju ja täpsus on täiesti lamp. Aga tulime siis bussi pealt maha ja kõigepealt Maps näitas minge ühelt poolt maja. Läksime, tuli välja, ei saa. Siis proovisime teiselt poolt maja. Jõudsime ehitusplatsile, kus oli jalakäijate läbipääs. Onu ütles, et oi, siit sadamasse ikkagi ei saa. Minge tagasi ja minge hoopis metroojaama ja sealt kaudu läbi maja ja siis saate teisel pool maja, kus peaks olema siis see sadam, et minna edasi paadiga. Põnev. Aga väga palav on. Mis oli 29 kraadi? 29 kraadi, nahk on juba märg. Mõnus. Eesti suurepärane on kõik. 3 tundi ja 19 minutit oleme ekselnud bussiga, jala, keldrites ja katustel ja jõudsime nüüd siis täpselt siia tagasi metroo peale, kust me suure entusiasmiga maha jooksime, et me oleme vale asja peal, sest lihtsalt mitte kuskilt mujalt ei saa. Ehitusplats ja jama ja suunab kõik mööda ja inimesed väga lahked aitama, aga mitte keegi ei aita õiges suunas. Ja nüüd on nii, et ainuke tee näitab, on laevaga ja laevad on täna kõik läinud, kell on 9 õhtul, näitab tulla teisipäeva hommiku tagasi, nii et pole ühtegi aimu, mismoodi me siit saame sinna Shenzheni nii-öelda, siis oleme siin, vaja on saada siia, uju kasvi, vähemalt vesi peaks sooja olema. Igatsen kodu. Nii, ja võtsime siis natuke raha ka välja, sellepärast, et tuleb välja, et ühistranspordikaarti saab vaid ja ainult sularahaga laadida. Ja siin siis selline raha nagu Hongkongi dollar, 500 taalane. Siin on siukene teine, meil on naine, aga siin on mingi linn.
ja sajaseid on erinevaid, see on selline. Ja kõikidel on teine märk. Aga kokkuvõttes võib öelda, et täitsa ilus raha. Suur. Ja tuleb siis põhimõtteliselt niimoodi, et üks Hongkongi dollar on 0,11 eurot, ehk siis jämedalt jaga 10-ga saad enam-vähem suurusjärgu kätte. Tulime ülbe BYD-ga, mina, et kaua me sõitsime? No ikka pool tundi. Pool tundi raudselt kohe ja 11 eurot maksis, nii et taksoga tasub seigelda. Ja nüüd me oleme siis oma majutusasutuses tund aega oleme liiga hiljaks jäänud, aga vaatame, et võetakse vastu. Me ei jäänud kodutuks, jess! Ja oleme kohal. Ühesõnaga siis hommikul vaatame ümbrust, aga siin on niuke, siin saab hommikul põrmandu peal süüa. Teed juua, värki. Selline, või jumal, see pehme läbi astunud. Nii, pesula, tussukönn, potukönn, prussikuid ei paista praegu. Loodame, et ei ole. Niimoodi istutakse vist. Siis. Issand, ongi üks voodi. 3 sobilik tuba, 1 voodiga. No siis tõmbame koomale. No midagi puudu ei ole, midagi üle ka ei ole. Ja maksis see siis meil 8 ööks äkki 117 eurot, midagi sellist. Mis siis üldiselt on ikkagi pigem soodne siin kandis. Ja ei oleks uskunud, et kell on 1 öösel 117 ja kell on 1 öösel me maandusime kell 5 midagi. Vaatasime broneerides navi pealt, et tund aega on lennujaama ja reisikodu vahe. Tund aega, väga hea, Mapsi järgi ja tegelikult siin oleme, me ei tegelenud millegi muuga. Aga me oleme kohal ja me oleme Hiinas, meil on Hongkongis. Ehk siis Hongkong ikkagi on täiesti eraldi riik, piiripunkteri vahel, dokumendid, sisenemis, mis iganes taotlused ja ikkagi täiesti erinev riik. Ja nüüd me oleme Hiinas, ükski pangakaart ka ei tööta, et taksole maksta, aga äppi saime, mis äpp oli? Didi äpp jah, ja sellega siis saime kohal. Nüüd tahaks pesta ja tuttu. Tere hommikust. Shenzhen oma võlude ja valudega. Megad majad. Mõnus soojus. Väga vahval. Väga vahval. Ühtegi aimu ei ole, kuhu me läheme, sest Google siin ei tööta. Google'i asemel suunatakse siin kohaliku otsingu, mis iganes mootorisse. Ja Mapsi pealt restorane vaadata ei saa. Söögid tellitud, midagi, keegi meist aru ei saanud, näitasime näpuga, proovisime mingisuguseid äppe ja nii edasi. Loodame, et saame, mis me soovime. Ehk siis peaks tulema meile 2 röstitud kana friikartulitega ja 1 mereanni virgents-värgents, aga ma ei tea, kas see nii olema saab. Igatahes 34 eurot läks kokku, nii et päris soodne ikkagi ei ole, aga vaatame, äkki ikka on hästi. Mis sul toodi? Ma tein vist koola ja vaadata, milline see välja näeb. Mina isegi ei arva, et see koola on. See on täielikult lahe. No lihtsalt vaata, kui ilus see on. Nii, valame seda. Kui ilus see on. No maitse ka nüüd. Väga hea koola. Fantastik. Nii, kui me tellisime kana, quinoa niimoodi, et quinoa asemele friikartulid, siis tulid eraldi friikartulid ja tuli eraldi selline salat koos kanaga. Kuigi mul ei tunne üldse kana moodi, ma ei tea, mis see on, aga... Ma tean, mis see on. Ma olen oodanud seda süüa. Siinkohal meil peab täpsustama, et laps on oodanud, et saaks Hiinas kassi proovida. See ei ole normaalne. Ja siis... Mida? See on normaalne. Kui muidu pidid head mõtted tulema inimestel tavaliselt siis, kui neil tagant midagi väljub, siis tuleb välja, et head mõtted saabuvad ka siis, kui eest midagi siseneb. Ehk siis hommikusöögilauas tegime teoks selle lõpu, et
Airalo neti kaudu me saime ka lõpuks Momondole ligi ja otsisime siis homseks pärastlõunaks meile ühed piletid. Ja nüüd vaatame, kas läheb läbi ka. MyTrip töötleb nüüd makset ja tundub, et me ei taha piirduda kuidagi selle oi jumal, kus pandi juurde. Me ei soovi enam, sellepärast, et meile löödi siia jube raha juurde. Ehk siis proovime kõik küpsised ära kustutada ja hakkame otsast peale. Aga plaan on minna siis Okinawale, ehk siis otsapidi Jaapanisse. Ja seda oleks siis plaanis teha nii, et me läheme homme lõunal sinna ja tuleme üle homde tagasi. Aga kuna ma nii kaua juba munesin, siis pileti hind on suurenenud ainult 77 €. Sellega me ei ole nõus, sest piletid muidu olid ikkagi 180 pigem ja midagi sellist. Nii et me proovime veel. Me läheme siis sellisesse kohta, mille nimi on Splendid China ehk siis nagu miniatuuride park. Ja kui meil nüüd siin nädala jooksul ei ole võimalik tervet Hiinat läbi käia, siis siin on 1/15 mõõtkavas terve Hiina võimalik siis läbi käia ja elutruude ja igasuguste monumentide ja asjadega tutvuda. Ja mis siin veel oli põnevat, oli siis Folgi kultuuriküla, et see on ka põnev asi. Ja lähme siis vaatame, mis meil siin nii-öelda siis ees ootab ja õhtul peaks mingi grand show ka olema, kas meie seda näeme või ei näe, no vaatame, sinna on eraldi vist mingi 30 pilet, aga lähme vaatame. No nii, toas me oleme ja 74 € läks siis 3 peale, nii et asi päris krõbe. Aga kaarti vaadates asi ikka nii, et ma ei tea, kas me tänase päevaga kõik ära jõuame vaadata. Nii, ühesõnaga siis siin vaatab meile vastu Potala Palace palee, see on siis Tiibeti palee ja Lhasa mäel leiab siis sellise asja üles, see on siis Hiina mingi regioon, kus siis selline Tiibeti stiilis valge palee, punane palee ja need siis originaalis ehitati kuningas Songsteni poolt, ma nüüd saan õigesti aru siit. Ja 17. sajand on see siis taastatud, millal see algselt ehitati, seda infot me siit välja ei loegi. Ja see on siis, võib öelda, et Tiibeti ajaloo muuseum ja Dalai Lama talvekodu. 55 000 ruutmeetrine Džingis Khani mausoleumi miniatuur. Väga jõhker kujutada ikka ette, et 55 000 ruutmeetrit. See on 55 Järvakandi krossipoodi. Sinu ilusad sinised silmad, laetud aktu ja terav hari. Ühesõnaga robotkoristaja. Ja vaatame, kas ta nüüd tuleb siia poole või läheb sinna poole. Tuleb siia poole. Ehk siis tal on ilusad sinised silmad, nagu te näete. Ja niimoodi ta nüüd siis askeldab. Ja sinna taskusse, siis ta saab ilusti toimetada. Niimoodi ta siin nüüd askeldab, analüüsib ümbrust, paneb karja tööle ja korjab kirsiõisi. Kui vahva. Väga cool. Vaata tuleb autoraadio taga. Futuristlik. Äge. Ja nad ka kopeerivad. Maksu Margareta on siia toodud või järgi teinud. Ja küll tegelikult on veidi erinev. Päris põnev on see miniatuuride park, kuigi võiks öelda, et kohati räsitud, väiksema ruuduga aknaraamid on linnud minema viinud ja katused siin-seal kokku vajunud, aga kogu taju on ikkagi väga äge. Tohutu suur park keset
sagivat linna ja väga palju põnevat vaatamist. Nii et saad ikkagi Hiina ühe päevaga läbi käia. Küsi ja sulle antakse. Onu tuli rongiga, ma terve aeg vaatan neid raudteerööpaid ja mõtlen, ma tahaksin rongiga sõita, nii äge oleks. Onu tuli, mina kohe hääletasin. Onu vaatas, mõtles, rong on peaaegu tühi, jäi seisma, võttis meid peale. Ja nüüd me sõidame rongiga. Vägev! Näed, issi, su hääletamine töötas Itaaliani. Jah, pargike, kus on siis maailma kõige kuulsamate inimeste istutatud puud. Siin on näiteks mingi Boliivia presidendi istutatud ja seal oli Poola. Poola on ka tähtis, aga neid on siin tegelikult hästi palju. Me otsime nüüd tuttavamaid. Siiani on Poola olnud kõige tuttavam. Nii, mis see on meil seal? Suriname president. George W. Bush on väidetavalt 1993. aastal istutanud selle, mis ta siis on, cheddar või? On jah, cheddari puu. No elu sees mina ei usu, et see 93. aastast... Mis on seeder või? Jah, seeder ilmselt. Et see on nüüd 93. aastast niisugune piuks, ma arvan, see on 4 korda välja juuritud ja tunnistada, et on ikka tähtsate inimeste puid ka. Siin, vaadake seda, võib-olla parimad kasvutingimused ei ole, aga ma ei teagi, mis puu see on, igatahes selle Araucaria Cunninghami sviit on istutanud Eesti Vabariigi president Mr. Lennart Meri aastal 1994. Vägev! Nii, näita nüüd ka. Mis sa said? Mullivahva liätisega. Perfektne. Mitte midagi aru ei saa, aga kuna siin rajoonis me oleme ainsad turistid, siin ei ole mitte kedagi ja neil on mingitel kellaaegadel vaja mingisuguseid showsid läbi viia, siis nähes, et me hakkame sealt tagasi tulema, pandi kohe show käima. Ja nüüd tehakse meile erashowd, aga me ei saa mitte ühestki sõnast mitte midagi aru, aga kehakeel töötab ja näete, kõik see sünnib meile, nii et imelik on nüüd minema tallata. Paar kohalikku on ka ikka nii, et... Ei no, aga need on minu arust nendest mingi võtkades. Ikka näed, turistid tulid. Väga hea. Ma loodan, nii kui nad neile rääkima hakkavad, tähem minema. Neis midagi aru. Midagi ei sünni ka ainult jäppu. Nad lähevad ka minema. Meid lasti sisse. Tegelikult on kiri 17.26. Meis on vahvliga mölles nii kaua, et kuni 17.10 oli sissepääs, aga nüüd minge nüüd. Et läheme läbi suletud uste ja tasuta. Ja siin on miljoni.
täielik kino, see oli ikka vapustav. 25 rida ja umbes 70 tooli reas. Tohutu teater, väga võimas. Ainuke asi võib-olla, mis või üldse otsida, mille kallal natuke nuriseda, siis heli, siin on hästi palju kõlareid, tegelikult nendest peaaegu midagi ei tööta, ainult kõigest natukene kostab. Aga see mass inimesi, mis lavalt läbi käis, kui hästi kõik oli kuidagi planeeritud või lavastatud, väga vinge. Ja tuleb välja, et ümbruskond oli tühi täpselt sellepärast. Kõik olid tulnud siia ja inimesi oli saalis ikka päris mitusada ja tõesti väga lahe, ilus ülevaade. Tohutu teater, nagu oleks kuskil linnahallis, kui lava on just valmis saanud, meeletud pöördefektid, vihma sajab, mitu tasapinda, trepid jooksevad üles-alla, lava osaliselt käib paremale, vasakule, detailid liiguvad, väga suurepärane kogemus ja samas selline konservatiivne või ma ei oskagi öelda, veidi nagu selline korealik peetus ja samas nagu selline leednoot jälle juures, et kui tuli läheb mustu, siis ikka tuleb väike leedtäpp ka kostüümi külge näitamaks, et me oleme ikkagi kaasaegsed. Me ükskord klassiga käisime ühel teatril, ja sealt tuli alt nagu selline kartus ja niimoodi maja ja see oli väga lahe. Vot see oli parem kui see, ma ausalt öelnud. Nii, siin me näeme siis suhkruvati tegijat. Niimoodi tehtakse selline suhkruvati. Me võtsime hästi värvilised. Vaatame, kuidas see tehtaks siis. puhas on sellist. Üle väikene maak, mida see lükkab, et tuleks ikka liidu. Seesam avaneb kohe. Ma ütlen mingi ilusi kõlle sõna, küll sama. Kus Tiiu? Ei teada, kui midagi muud. Seesam. Äkki te ise lahti tegema? Sa näitasid selle üles ka? Palun, et lahti. Petroleum expensivo. Suhver oli praktiliselt kõik midagi tõusnud. Ja vaata, mis ta seal teeb, pool lapsed või? Üks põnev avastus. Kui on veekogu, siis on alati veekogude juures toodud ära sügavus ja siis väike soovitus, et hoolitsege oma laste eest. Ehk siis ma saan aru, et neid peaks aeg-ajalt pesema.
Näe, koi ka. kuldkalad, koikalad. Siin on siis võimalus toita kalu ja kui sa ise ei soovi, siis siin on selline väljapanek, siit saab rentida ühe poisi, kes on siin kappi pandud, et tema käest saab ka siis paluda sellist teenust, et ta siis võtab siit kapist kalatoidu ja siis toidab sinu eest. Siin on igatahes need mängud, mida tavaliselt karnevalidel ja asjadega mängida siin igal pool. Ja vaatame, issand kui ilus. Me just lasime neid palle ja nüüd ma sain siukse väikse pardi. Ja kui 2 komplektiga oli vaja lasta see seeria tühjaks, siis me lasime terve selle kõik tühjaks ja nii palju veel teist ringi, nii et tegime 120%. Väga head tuki. Thank you. Thank you. Bye. 欢迎来到锦绣中华民俗村参观游览。19点30分，凤凰广场将上演大型华夏史诗《龙凤中华》。 Mina igatahes tellisin veisliha-supi. Vaadake, ilus. Ma ei tea, meil vist öeldakse raamen või midagi sellist. Raamen vist. Food halleluja raamen. Nii et proovi ühte, kuidas on. No. 5 days later. Las ma proovin. Usutavasti ta puhub tänaseni sellele peale veel. Ja lurristatakse inimene. Siis jahtub. Nii süüaksi. Kuidas maitseb? Hästi. Väga maitseb makarat. Head isu. Head isu, jah. Magusapukana või? Ja siis on need kohalikud wontonid, mida me ei tahtnud, aga tädi ikka tõi, aga no siis lihtsalt proovime. Thank you. Nii sa ma ei taha saata või? Ta ei soovi. Kuidas söök on? Terav tema. Ütleme nii, et lihtsalt natuke kummist on. Nii, me käisime söömas ära, söök maksis 21 eurot ja vaatame, kuidas see koht pimedas on. Siin on siis tegemist 1000 käe ja 1000 silma monumendiga. Päris äge asi, eriti õhtu pimedas. Päeval paistis põnev, aga nüüd on äge. Aastast 96 on Walmart olnud Hiinas. Kui te vaatate meie Ameerika videot, siis te teate, mis see Walmart on. Ja see on üks Ameerika pood, mis on päris populaarne. Lähme vaatame. Tead, mis veel on põnev Walmarti kuulda? See, et nad tulid Hiina turule ja mõtlesid, et nad toovad oma välja töötatud süsteemi ja kõik võtavad selle omaks ja nad teenivad siin triljone. Tegelikkuses see nii ei läinud. Hiinlane ei võtnud absoluutselt omaks ameeriklaste stiili ja välja nii-öelda aetud süsteeme, vaid et ellu jääda ei jäänud neid muud üle, kui nad pidid hoopis ennast integreerima Hiina süsteemidesse ja platvormidele, et olla nähtavad ja et tarne oleks kiire ja mis veel oluline on see, et värskus nii et hästi palju tuli panna rõhku teistsugustele toodetele, värskele kaubale ja selle kiirele tarnele. Nii et kui sa siin linnas näiteks Walmartist midagi tellid, on see sinu ukse taga enamasti vähem kui tunni ajaga. Lähme vaatame. Piilume siis natukene hinnavärki ka Hiinas. Kui meil saab mustikaid täna 5 euroga umbes 150 grammi, siis siin saad 5 euroga pool kilo. Ja kui sul on kunagi vaja mustikat avada, siis mustika avamiseks sobib Torx 30 võti. No, et sa teaks. Mis see? Ei teagi. Ostad 30 muna, siis tõenäoliselt on see kõige pisemas puuris peetud kanamuna, sest muidu ta nii odav ei saaks olla, aga superpakkumisega 30 muna, 2,30, mis teeb selle muna ikka 3 korda odavamaks kui meil. Pehmet röstsaia, euro 15.
normaalne. Pooleliitrine vesi, ostes hulgi, tuleb ühe pudeli hinnaks 10 senti. 4 eurot. Need me proovime. Apelsinimahl koostöös Coca-Colaga 1,25 liitrit maksab kombona €56 per kiil. Halo. Vahepeal kuulen sind. Jah. Päris normaalset piima me ei leidnud, aga saad osta piima 100% lehmapiim, kõrgpastöriseeritud 3,6 on rasvasisaldus ja 12 200 milliliitrist pakki ehk siis 2,4 liitrit maksab 3,50, mis teeb liitri hinnaks 1,46. Aga ma arvan, et see ei ole kõige. Aga tavalist piima on ka kuskil, aga me lihtsalt ei leia seda siit üles. Tere hommikust! Meil on mõnus hommik siin. Kodus on kell 3:55 ja kõik, kes kodused õhtul meile on igasuguseid küsimusi kirjutanud, nendel on hea praegu vastata. Sellepärast, et siis meie ei saanud magada kui plinnis ja nüüd teie ei saa magada kui blinnib. Tegelikult sellest ei ole midagi, see käib kõik reisimisega kaasa, aga lihtsalt tundub nii kummaline. Oleme siis endiselt Shenzhenis ja eile õhtul plahvatas siin ka üks suur tulekahju. Nimelt siis läks põlema BYD tehase parkla, aga meie õhus midagi ei taju ja eks see linn on ju suur ka, nii et meid see jama ei puuduta. Nüüd lähme sööma. Päike viibub, aga seda joo, nii mõnus ja väljas on 27. Kiisu-miisu polegi söögiks tehtud. Miisu teed mjau. Viirukit ei ole praegust, tavaliselt on. Siis me oleme siin istumas ja vaadake, kui ilus see on. Nii, hommikusöögi tellitud ja kohvikesed ja kõik jutud. Maksis 21 eurot kokku. No eile meil läks rohkem. Eile läks rohkem, sest eile me tulime nii hilja, et meil olid kõik asjad juba hommikusöögid lõppenud. Ja tuleb siis Continental Breakfast ehk siis muna ja peekonit ja röstsai ja mingit siukest virkins, värkins. Ma võtsin mingi kalasai ja mingi salati. Nii et põnevust tuleb. Ja vaadake meie hotelli mõnus selline restorani aiak. Õudselt tuidu, õudselt hea. Muidugi see on suitsetajate tuba, siin haiseb natuke, aga me ei põe, me ei pirtsuta. Me naudime, meil on kõik hästi. See on puhas, ma ei tea. No, mis teed? Vaatan kalakesi, kes siin on.